No nii, esimene meil tehtud, härrased. 7.40 ja vahetame telefoni ja meid ootab Uber. 15 minutit sõit, päris pikk Uber X ja kliendini 1,2 Emma tahab meiega siis sõita. Muidugi tahab sellise mehega nagu mina ja sellise autoga nagu Volvo. Muidugi Emma tahab sõita, nii et jätkame oma laupäeva seikluse. No nii, härrased. BMW keskusesse teeme neiu ära 7.28. 7.28 oli see sõit ja 8,3 kilomeetrit. 7.28 on puhtalt mulle. Nii. Õismäel ja Bolt on mul juba sees. Nii et, kes teab, siin võib olla kohe varsti tuleb veel mõni tellimus. No vähemalt tahaks, et tuleks, ei tahaks, et jääks nii lühikeseks see video. Jätkame. On meil veel üks tellimus. See tuleb hästi lühike, 3.80. Bolti vennad siin, konkurendid mul sõidavad ringi, võtavad tellimusi. Aga mina pean vedama siis lühikese otsi. 3.80 tuleb siit samast Paldiski maanteelt siit lõpust sõidame siis Vana-Kalamaia. Vaatame, 3.80 äkki see pannakse mulle arvele ja pärast siis tuleb parem tellimus. Mingi magus siuke mõnusa summa eest. Vaatame, aga hetkel teeme selle tellimuse ära. No, ma ei tea, kui väga teil näha on. Aga teeme kulleri tööd. Ja, mingi toidud on seal, klient tellis. Klient siis seal võtab klient vastu meid. Kullerdamine. No, hea küll. Las ta olla seekord. Ma ei tea, kuidas teie, kas te võtaksite sellised tellimusi, kas te keelduksite, ütleksite, et mina ei vea toitu või kuidas teie käituksite selles olukorras. Mina otsustasin, et ma teen ära, vahet ei ole. Olid meeldivad naisterahvad seal, naeratasid ilusti ja palusid, et ma viiksin ära. No hea küll, ega ma kade ei ole. Liigume, paneme kohe turvavöö peale, muidu te ju kõik panete mulle kommentaari, et mees, turvavöö, sa ei austa turvavööd või? No ja kõik seda laadi kommentaar. Nii, liigume, meil on siin sõita kõigest 2 kilomeetrit, nii et ei ole kõige hullem. Hallo? Jaa, tervist. Tere. Olen Boltist, mul on üks mingi pakk teie jaoks. Aga ma ei tea, kuidas teieni jõuda nüüd. Ma just nägin et sõitsite mööda peale seda Kunstiakadeemiat on Kesk-Kalamaja tänav. Et siia saab sisse sõita. Aha, nagu maja taha siis või? Jaa, maja taha. Okei, ma teen... Ette vist ei saagi hetkel. Okei, ma teen tiiru, siis ma tulen sinna uuesti. Teeme nii. Ootad siin taga? Jah, teeme nii. Siuksed miinused on nende pakide saatmisega. Vana-Kalamaja 8 on seal kuskil. Ma pean nüüd tegema mingi ulmeringi jälle. Ulmeringi, et uuesti sinna saada. Demet. Hea küll. No nii, ei tulnudki minna see, ma ei tea, tellimus. Tuli natuke rohkem. Ma ei tea, miks. Puhtalt minu süül oli see kõik siin, et ma natukene valesti sõitsin, et klient ei olnud üldse süüdi, aga noh, mul ei ole midagi selle vastu, kui klient nüüd noh, ma ei tea, esitab kaebuse või siis nõuab siis 1.80 tagasi. Kui ta teeb seda, see on täiesti tema õigus, mul ei ole midagi selle vastu, andku minna. Kõik on aus. Aga me jätkame praegu, oleme Kalamajas.
võib-olla siit tulebki tellimust, tuleb, ma ei tea midagi sest taksondusest. Kõik te küsite mu käest, kuidas on Kristo, kas on mõtet, ei ole mõtet. Ma ei tea, mehed, ma ei tea ausalt. No nii, mul on vaja siia paremasse ritta, sõbrad. Uber jälle tulistas David tahab meiega sõita. Ma isegi ei vaadanud, kui pikk sõit tuleb. Ma arvan, et see ei ole pikk aga ette sõitele 700 meetrit, nii et oleks häbi sellest keelduda. Aga vaadake, kus ta asub. Ma kohe siin proovin näidata teile. Ja tellista siia, kes teab siis. See on nüüd suur karja seal, rist. Loodame, et ta kiiremas korras jõuab minuni, sest muidu on oota aeg, asjad, särgid, värgid, nii nagu kõik siin Uberis kaasa käib. Nii et otsime endale parkimiskoha ja jääme teda siis ootama rahulikult. No nii, Kadriorus. Seal mu klientuur läheb. Arvake ise ära, kes neist on. 2,4 kilomeetrit ja 4 euro eest. Ma isegi ei vaadanud, kas see oli Comfort või oli Uber X. Ei oska seda kommenteerida. Mehed siin panevad meile häid summasid. Eile mehed töötasid siis 300 eurot 12 tunniga 25 eurot tund. Aga alustas juba kell 10 hommikul. Siuksed summad käivad meil meie grupist läbi. Nii et nagu võiks teenida, nagu saaks teenida taksonduses. Kahjuks ma ei saa enda tulemuste kohta seda öelda. Aga mis siis ikka, loodame parimat ja jätkame. Siia muide sõita ei tohi, siia. Seal on ainult kohaliku omavalitsuse lubadega. Ja loomulikult esimene asi, kui ma sealt märgi alt sisse sõitsin, oli politsei vastas. Õnneks trahvi tehtud. Nii, veel üks lühike sõit tuleb. Õnneks trahvi tehtud. Selle üle saab ainult rõõmustada. Teate, kui palju võib maksma minna üks eksimus inimesel? Oli mul lühike sõit, ise nägite Kadriorust. Võtsin inimese peale ja Solarisse tegelikult oli 4-minutiline sõit. Peaks olema 3 eurot, aga 7.06. Ja miks nii? Inimene eksis, pani vale aadressi ja palus kohe, kas ta saab muuta, kui me olime juba peaaegu jõudnud Solarise juurde. Mina hakkasin täpsustama, et kus ta soovib, kas Solarise, Estonia pool, Georg otsas, kuskil seal, et ja siis ta tabas ära, et oi kurat, et mul on vale aadress. No. Ei ole midagi, tulime Põhja-Tallinnas, kõik mis tehakse paremuse poole, nii et meie saime lisaks väikse papi ja inimene sai ikkagi kohale, nii et lõppkokkuvõttes kõik on rahul, kui välja arvata see, et inimene eksis ja pidi juurde maksma. Nii, ma arvan, et natukene aega võib nüüd passida siin Põhja-Tallinnas Balti turu juures. Kunagi oli väga legendaarne koht, praeguseks seisuks juba lihtsalt tavaline. Nii et kuskil otsime siin parkimiskoha ja ootame. Mis ma ikka oskan öelda? Ega sõit Kristoga ei ole ohutu. Näete, tüdrukud siin sõitsid konkreetselt kiivrid peas minuga. Eks see nii mõndagi näitab minu sõiduoskuse kohta. Aga tulime siis kesklinna tagasi, olin ma juba Paldiski maanteel. Kristiine kandis 570 ja oleme tagasi kesklinnas. Sõbrad, tahaks süüa midagi. Ega ma paremat kohta ei tea kui Mustamäe shaurma. Aga ma päris tühjalt sinna sõita ei taha, nii et vaatame vaikselt siin. Võtame nii-öelda suuna sinnapoole
ja kui tulistab midagi ja on hea tellimus, siis võtan vastu. Kui ei, siis liigume ikkagi vaikselt shaurma poole. Kõht on ikka päris tühi. No nii, 8.50 ja tulime laagrisse. Laagrikooli tulime, tõime siia noormehe ja kell on pool üks ja siis ma peaksin või sellises olukorras ma peaksin teile ütlema, et ma lõpetan. Ma lõpetan ära, sest tuleb veel oma tegemisi teha ja ma arvan, et tänaseks oleme lõpetanud. Ma küll täpsustan, aga töötasime me 3,5 tundi ja kui palju ma siis teenisin, toon teile siia välja. Nii et sõbrad, ma tänan teid, et olite minuga selline laupäev, sellised hinnad, Bolt on taastanud, kõik on jälle normaliseerunud, nii et tööd nagu võiks teha. Ma toon teile numbrid välja, toon teile kõik netos, nii et saate ise järeldusi teha. Aga seniks sõbrad, kuni järgmise videoni, ma tänan, et olite minuga ja järgmise kohtumiseni.